no tervist sõbrad, rääkisin, et kaamera ei tohi rohkem filmi teha. Fotokaamera, ta võib kuni 30 minutit teha filmi, siis ta automaatselt läheb kinni film ja läkski, nagu ma näitasin, ma näen siin kellaaega kaamera peal filmimise ajal. Nii et mina olen endiselt Mati ja ma natuke jätkan seda juttu veel. Ma ei taha teist 30 minutit täis rääkida, see oleks siis tund aega, et nii pikalt ei ole vaja seda rääkida. Aga kus eelmises lõigus pooleli jäi, esimese filmi osa siis pooleli, et Ameerika turuõpe, ma tegin selle faili mõni päev tagasi, panin interneti, näitasin teile, kus te leiate, laadige omale alla, võite lugeda, võite trükkida välja paberile, kui tahate või no arvutist on ju väga lihtne, mõned isegi telefonidest, minul selliseid telefoni ei ole, arvut mulle täiesti piisab, interneti arvut ja siis ma saan kätte. Nii et siit te saate lugeda. Ja eesmärk oli siis teenida kasumit kiiresti ja rääkisin just, et investeerimine see minu jaoks ei ole, ma ei investeeri midagi, ma lähen nagu poodi, lähen nagu turule, annan raha ja saan kiiresti midagi vastu. Sõna kiiresti tähendabki, ma ei investeeri siin midagi. Nii, see on eesmärk on teenida kasumit ja ka teostus, eks ju. Eesmärk on, see on mõte, mida sa tahad teha, aga teostus, kuidas sa siis ellu viid selle? Teostus on teadmispõhine, näete, teadmispõhine. Ja kuidas siis see teadmispõhine on, siin on siis kirjas punktidena, siin on teave aktsiaturu iseloomu ja seal kauplemise kohta. Vaat see teave ja siin on 10 punkti tõin välja, ei taha neid iidseid allikaid siin öelda, et 10 käsku ja nagu nii, et 10 on ümmargune number, eks ju. 10 sõrme on ka, eks ju, 5 + 5 on 10, ilus ümmargune number ja 10 süsteem ja nii edasi. Nii et inimese jaoks, kes on koolis käinud, natuke midagi õppinud, 10 on ümmargune number ja mulle tuli ka välja 10 siin. Nii, ja punkt 1 siis, 10 punktist 1, kauplemise tehniline külg, tehniline. Peab oskama, see on lihtne ja õpitav, see on õpitav ja see on lihtne, aga seda peab oskama, muidu ei saa teha. Nii, kogus raha dollarites, kui on Ameerika turul, siis USA dollarites. Ja see on ka lihtne, tähendab, kui see raha on olemas, siis on kogus olemas, siis on väga lihtne. Nii, punkt 3 juba, aktsiate iseloom ja nende valik. Nende valik aktsiate põhjal, millega sa kaupled või kellega, eks ju. Nad on nagu loomakesed, kellega sa kaupled. See on suhteliselt lihtne, kui sa oled õppinud. Suhteliselt, aga õpitav on osaliselt, jah. Ja siin on siis öeldud, miks osaliselt on õpetav. Ma praegu ei loe ette, vaadake failist, loete ise. Nii, punkt number 4, millise maa aktsiaid osta? Ma olen 5 aastat olen nendel turgudel olnud, esimesed 2 aastat ma proovisin erinevaid turge, aga jäin Ameerika turu juurde mõnel selgel põhjusel, üks on see, et seal ongi väga hea kaubelda, seal aktsiad liiguvad hästi, seal on palju aktsiaid, kerge valida ja nad kõik on kaubeldavad dollarites. Kui sul on investkontol oma pangas või oma maakleeruures, oma investeerimiskontol on dollarid või on eurod, siis konverteerid seal juba dollariteks. Kui seal on dollarid, siis sa võid aastaid või aastakümneid hoida neid dollarid seal, sa ei pea neid ümber teisendama teisteks valuutadeks, mis alati maksab. See 3-5% suur summa on, kui sa ühest valuutast lähed teisele üle kuskil pangas või maakleri juures, see on suur summa. Ja parem hoida kogu aeg neid dollareid. Kui sul on Ameerika turg, see on kõik alati dollarites ja kui sa tahad ükskord välja võtta, kui sa oled nii palju teeninud kasumit, eks ju, võib-olla kuid või pigem aastaid, oled õppinud kõigepealt. Koos kahjumitega õppides ka saad kahjumit üsna palju, sest sa ei tea, mis nad teevad. Muidu, kui sa teed kuiva trenni, kui sa ei ole nii kärsitu või nii kärme, ma nimetan ennast, et Mati on kärmepoiss. Kui sa ei ole nii kärsitu, siis sa võid ka kuiva trenni teha, tähendab, et vaatad aktsia pilti siit, paneme siit kõrval näiteks selle pildi. Lähme tagasi aktsiate juurde. Mida me paneme siin? Siin on Tesla, siin on siis Tonix, Shot. Paneme siis sama reod. Näed. Kui sa tahad kiiresti kaubelda, siis kohe nad vaatad siit ja niimoodi kaupled. Olgu. Nii. Et
Vot sellepärast ongi Ameerika turu, et kui sa oled teeninud, siis sa millalgi võtad sealt välja. Vaatan punkt 5 ja mis koguses siis osta neid aktsiaid, et teenida kasumit. No mulle on sobinud $4000 üks tehing. Aktsiate hinnad on ju kõik erinevad, mõni on sentides, mõni on $100 või $300 nagu Tesla praegu, näed, siin Tesla maksab siin, näete, 329, eks ole. Nii et mis hinnaga osta, Teslat ma 4000 saan osta ühe või pool teist, vabandust, 10 saan osta, jah, 10 või 15 saan 4000-ga. Ja nii ma teengi, et umbes 4000 on mul siis üks tehing korraga, mis ma ostan. Kui on väga hea aktsia ja kui ta langeb hästi, ostuhind paraneb, ta läheb odavamaks, aga ta on kiire tõus ees ootes, siis ma teen nii-öelda jupitamist, siis ma ostan juurde. Ostsin seda Teslat, no vaatame siis, mis ma ostsin. Ostsin seda Teslat, ostsin siit, ütleme, Tesla ei olegi nii hea näide, näe küll. Ostsin siit näiteks, ostsin 300, ta oli 300, ta oli 330, 325, langes samal päeva põhjas 319, ostsin siit nii. Ühe posu, eks ju, ostsin siis 10 neid 3000 eest. Aga siis ta kukkus järgmine päev, kukkus alla, hästi kukkus alla. No aga ma ei hakanud nutma ega ei hakanud paanikasse ei sattunud ma. Ei müünud, sest mul on õpe, mul on see teadmine, kogemus Teslaga, et kui Tesla kukub alla, no siis võib osta. Ja siis ma ostin siit juurde. Ma ostin siit võib-olla 308 pealt juurde. Ja nüüd, kui ta tõusis, näete, meil läinud palju siin, võib-olla nädal paar, tõusis jälle siia 330 peale, kus ta praegu on. No siis ma võisin müüa. Tähendab, mul oli siis topelt ostetud. Mul oli ostetud 10 siin ja 10 veel siin. Ja ma võisin siis need korraga ära müüa, oodates kauem või oodates vähem, siis müüa enne üht, siis teist. Et ma olen mõlemad teinud, ma nimetan seda jupitamiseks. Et ühe jupi ostan ja kui leian, et ta kukkus alla, palju parema ostuhinna saan, palju odavamalt saan, siis ostan juurde. Ma olen seda teinud tihti ja nii ma olen hästi ka teeninud ja see on minu kauplemise metoodika üks osa, on see jupitamine. Sellest ma olen ka kirjutanud mõnes kohas mujal ja seda saate ka lugeda, kui teid huvitab. Nii, aga lähme nüüd sinna tagasi selle kirjatüki juurde, nii et millises koguses siis osta. No 4000 on see üks, aga selleks sul peab muidugi $4000 olema kontol, eks ole. Kuidas seda saada? Seda inimestel tihti ei ole, Eesti inimesed ju tihti on vaesed, mina näiteks ametlikult Eesti Vabariigis, mina olen vaesunud pensionar, minu pension on väike, ta on palju väiksem kui Euroopa teistes riikides, samal ajal kulud, näiteks toidule, poodi lähed, ostad, tulud on kulud, kui ma kulutan, see on palju kallimad on, kui kuskil Euroopast keskmiselt või kuskil. Nii et nii ongi, et ma olen, selle tõttu ma olen vaesunud pensionär, no Eesti riigi käsitluses, eks ju, Eesti Vabariik käsitleb, Mati, sina oled vaesunud pensionär ja ta kinnitab sellega, et saadab mulle pensioni iga kuu siis selle väikse summa, mida mujal Euroopa riikides nii väiksed pensioni ei ole reeglina. No võt. Nii, ja sellepärast, kui sul on pension väike või sissetulekuid ei ole või kuskil ei ole kogunud eluaja jooksul raha või sõbrad ei ole laenanud, siis sul ei ole seda raha, et siia turule minna. Nii et minu jutt ikka on mõeldud nendele, kellel see raha on või see raha on võimalik tekitada, kus ma olen millest ka rääkinud, kirjutanud, kust saab seda tekitada niimoodi ja siis saate minna. Nii, aga läheme edasi. Punkt 6, ostu ja müügi tasemed. No võt siin on nüüd, ostu ja müügi tasemed, mis hinnaga ostad, mis hinnaga müüd, aktsia ju kõigub. Aktsia, sõbrad, iga aktsia, nad mitte midagi muud ei tee, nad ainult kõiguvad. No või on paigal, aga siis mitte kaua tavaliselt. Nad kõiguvad ja nad kõiguvad kahes suunas, alla ja üles ja siis on see ajatelg, eks ju, nägite Google'i joonistel alla ja üles. Nii et see ongi, kui ta kõigub alla, siis alt osta ja siis ülevalt müüa, see ongi, et see on õpitav ja mõnikord saab hästi pihta sellele, aga alati ei saa, sageli ei saa hästi pihta, no siis
siis ei saa teenida kasumit kohe, kui ei saanud hästi pihta, võib-olla siis saab edaspidi teenida. Nii, siis turu üldine turu käitumine, no siin on pikem jutt, lugege seda sealt artiklist. Punkt 8 juba, näete, kaupleja loomuse mõju, loomus, see on inimloomus, eks ju, ma ütlesin, ma olen Mati, mina olen kärmepoiss. No mul on loomus selline, mulle meeldib liikuda, eluaeg on meeldinud liikuda, seal on omad põhjused ka. Ma olen liikuv, ma mängin korvpalli ja mängin looduses, kõnnin palju, jooksen vahel ringi, ujun, mulle meeldib liikuda palju ja mitte kuskil toas istuda, pigem olen õues. ja see ongi minu loomus ja ma olen ka niisugune kärme või no võib öelda kärsitu, no kärsitu, 3 esimest tähti on samad, kärr, eks ju, ma olen kärr. et lihtsalt ja sellepärast mul ongi, minu metoodika ongi, et mitte mingi investeerimine, et ma ostan midagi, aktsiad ja siis aastate jooksul võib-olla ta kuhugi kasvab. Mind ei huvita, mis aastate jooksul toimub, pealegi ma ei saa ennustada ette, mis aastate pärast toimub, eks. No vot nii. Ja loomuse mõju, et võt see on, et kui inimese loomus on selline, et tekib paanika näiteks, ostsid ja kukkus alla ja sul on kahjumit, võib 100 või 1000 olla kahjumis on ju. See hind kukkus alla on kahjumis. See võib tekkida paanika. Ja no siis, kui sa ei suuda niimoodi kaubelda, müüd siis ära seal paanikas, teenid kõvasti kahjumit, no siis ei ole ju tervislik sulle, et sa tegeled sellega. Aga sellest võib ka üle saada mingil määral, et sa lihtsalt kuidagi õpid seda turgu, eks ole, õpid. Ja mõnele on see, suudab õppida, ma arvan, mina olen õppinud, ma olen üsna palju ka kaotanud, eks ju, esimestel aastatel, aga nüüd ma ei ole midagi kaotanud, lihtsalt ka turg oleneb ka turust. Muuseas, see kauplemise tulemus, see ei ole ainult kauplejast, see oleneb ka turust, kõigepealt see olenebki turust. Mida turg teeb, kas turg ja need aktsiad, mida sa valid, mida nad teevad, kas nad tõusevad või langevad või kas sa saad pihta selle põhjale ostes ja tipule müües, enam-vähem pihta, noh. Et see oleneb sellest, et see oleneb turust kõigepealt ja siis juba oleneb kauplejast, et kaupleja siis läks turule ja mis hetkel ta midagi tegi. Nii, ja siis punkt 9 on väidetud, et iga ühele aktsiaturul kauplemine ei sobi, no see on nii väidetud. No ma nõustun sellega, et igal ühel ei sobi ja kui ei sobi, no siis ärge kaubelge, et on inimesi, kellele sobib ja jätke siis see tegevus neile, kellele sobib, minu soovitus. Kui teile ei sobi, aga kellelegi sobib ja võib-olla, no see on kellegi teie perekonnas või tuttav keegi, kellele sobib, siis ta aitab ka teid, et kui temale sobib, tema teenib palju kasumit, siis võib-olla tervele perele tuleb kasumit juurde, eks ole, ja no, et millest elada, rahal põhinev maailm. Jälle korraks filosoofial. Miks ma siin rahast räägin? Mina olen ju looduse uurija väljaõppelt ja huvil põhinev, tegelen oma huvidega. Miks ma siin üldse rahast räägin? Filosoofia ja ühiskond, filosoofia ja ühiskond praegu vahemärkusena. Sõbrad, aga ainult selleks, et see ühiskond, see maailm, eks ju, inimühiskond, kus me kõik praegu elame, see põhineb rahal. Ainult selle pärast ma räägin siin üldse rahast. Miks ma peaks mingist rahast rääkima? Ega ma ei mõtle rahadele oma tegevustes, oma huvialades. Ma raha peale mõtlen ainult vähekene siis, kui mul on vaja midagi osta või mul on vaja midagi ellu viia, kus on vaja raha maksta, saate aru. Aga minu väga palju enamik, no fantaasiad on mul kõik tasuta, aga enamik, no minu tegevusi on ju ka tasuta või peaaegu ei maksa midagi. Kõnnin välja uksest, on tasuta, on ju. Tuleb vihm, avan vihmavarju või lähen puu alla varju. Jälle, mitte midagi see ei maksa, hingan värsket õhku. Lähen sinna, kus on värske õhk, kui on suitsune õhk või niisugune ei ole tervislik õhk. Lähen sealt ära, mina olen liikuv inimene, Mati, lähen sealt ära ja hingan, kus on värske õhk. Ja see on kõik tasuta, sõbrad, see on tasuta. Kui teil on see koht, kus see värske õhk on. Nii et alati on agad juures. Nii et ja sellepärast rahal, minu jaoks raha ei ole mingisugune eesmärk või isegi mingisugune huvi ei ole. Aga kuna rahal põhinev maailm ja ma pean iga kuu, nagu teiegi ilmselt, peate maksma arveid on ju, teil on telefon, teil on internet,
poest peate süüa ostma või rentima või maksma kulusid, isegi kui oma korter on või oma maja, ikka on mingid elektrikulud, vee, kõiksugused, te peate maksma arveid iga kuu. Ja see on raha. Nii et, ja kust see raha tuleb? No, ja sellepärast ma siin räägin, et mina vaesunud pensionär, kust see raha, mul ei tule see kõikide arvete maksmiseks on ju, oma tegevuste tegemiseks, mul ei tule ju see raha pensionist. Ja sellepärast ma pean teenima juurde ja nüüd ma teenin siis juurde Ameerika aktsiaturgudel ja räägin teilegi ja soovitan teilegi ja muuseas no minu elu põhimõte veel lühidalt filosoofiat, vaatan, et kaameral aku saab varsti tühjaks, et üks asi on, et film lõpeb ära 10 minuti pärast, aga teine, et aku saab tühjaks, et siis ju ka filmida ei saa, aga ma ei taha rohkem seeriaid teha kui 2 filmi juppi siis, et praegu ongi teine käsil. Et minu teenimine ongi nii, et ma siis tulen siia turule. Ja muuseas ma tahtsin öelda, et minu siht nagu on inimväärne ühiskond. See on nüüd väga tähtis, minu jaoks väga tähtis, et mida ma järgin. Et ma elan maailmas mitte niisama uisapäisa ei torma siia sinna või vaata, nagu öeldakse, lambakarjas ei jookse teistele järgi. Eks ole. Et ma olen nagu omaette inimene, iseseisev inimene, ise täitsa Mati. Niuke Mati on ainuke maailmas, maakeral, rohkem sellised ei ole. Ja ma tahangi teha seda asja, mis huvitab. Ja minule sobib, mulle meeldib, kui on inimühiskond, kus ma elan, mulle meeldib inimühiskond ka. No mitte ainult, mulle meeldib ka loodus, ka väljaspool ühiskond on väga tore. Aga inimühiskond mulle meeldib ka, aga mulle meeldib seal, pange tähele, mulle meeldib seal ainult, kui on inimväärne elu. Saada, inimväärne. Nii et iga inimene, kes seal ühiskonnas on, no et ta saab elada oma elu, et ta ei nälgi või ei ole sunnitud seal röövima kedagi, et omale midagi suhu panna, eks ju, nagu Inglismaal sajand, miks Austraalia asustati inglaste poolt. Sest Inglise kõik näljased, kes röövisid, pandi vangi ja vangimajad ei mahutad ära enam. Ja siis laevadega saadeti Austraaliasse. Need vangid, kes olid tavalised inimesed, lihtsalt näljas inimesed, enamasti nad ei olnud mingisugused röövlid, et nad peavad tingimata röövima, nad röövisid, varastasid mingit toitu kuskilt. Et milline maailma ühiskonna ajalugu on. Ja need kõik see näide, väga ere näide praegu Inglismaalt 300 aastat tagasi, eks ju. Et need on näited vägivalla ühiskondadeks. Ja minu põhimõte selle kohta YouTube'i filme vaadake, Rebala äratused näiteks aastast 2018 soovitan YouTube, vaadake. Et ma näengi, et inimühiskonnad on tihti vägivalla ühiskonnad, põhinevad vägivallal. Ka praegu, tänapäeval, enamik ühiskonna põhinevad vägivallal, kus juures minu määratus vägivallal on ka üsna täpne, et ma siin ei hakka seda selgitama, selle kohta on ka filmid YouTube'is. Nii. Aga minu siht on mitte vägivalla ühiskond, ongi inimväärne ühiskond, ongi 2 poolust on ju, nagu Hamlet oli, olla või mitte olla, jääda ellu või ära surra, eks ju, 2, ongi must-valge, eks ju, olla või mitte olla, aktsia läheb alla või üles, eks ju, need 2 suunda, minu suund on inimväärne ja selle vastand siis see must pool on vägivalla ühiskond ja kahjuks on meil praegu vägivalla ühiskond ja kahjuks see rahal põhinev maailm, mis praegu on, sa pead raha, sul on käsk, sa pead elada siin ühiskonna sees, sa pead maksma arveid, pead. Võt nii. Ja see on vägivald. Miks ma pean seda maksma on? Ma saan aru, et ma võin maksta jah, aga kus see raha on? Tähendab, minult võetakse ära, tahetakse minult raha iga kuu, iga nädal, iga päev. Aga kust see raha tuleb? Mul ei anta iga kuu, iga nädal, iga päev raha. Et selles on üks põhivastuolusid rahal põhinevas maailmas. Et kust see raha tuleb siis? Ja siis ma peangi hakkama kedagi röövima. Või nagu ma nüüd praegu ei pea röövima, sest ma siin olen nagu rahu armastava inimesena, olen lihtsalt aktsiaturul ja kauplen ja teenin siin. Ja kuigi keegi võib vaadata, et ka nii ma kedagi ju röövin. Kellegi raha ma panen oma tasku ju. Aga meenutades ajalugu veidi, siis mind on ka röövitud ja minu raha ja varandust on ka keegi oma tasku pannud, nii et siin ma nagu ei kuidagi ei ole silmatorkav, et mina nüüd kellegi raha tasku panen. Aga
praeguses rahal põhinevas ühiskonnas, kui on aktsiaturud, kui Ameerika aktsiaturg on maailma parim ja kõige kiiremini saab teenida ja kui sa oled seal õppinud, siis sa teenidki, aga kordan veel, oleneb turust. Turud on languses, vahel mitu kuud järjest, vahel isegi aasta, aga öeldakse, et üle 8 kuu järjest nad ei lange. No seda kõike võite lugeda, eks ju. Et hakkavad jälle tõusma aktsiaturud ja praegu kevadest seniaani Ameerika turud üldiselt on tõusnud ja paljud aktsiad väga hästi tõusnud ja selle tõttu ma teenisingi ja see on see artikkel ongi, miks ma eelmine nädal siis nii palju teenisin, et mitme vaesunud pensionär, ma ütlen, ma teenisin rohkem kui 3 oma kuu pensionit eelmisel nädalal 5 päeva, rohkem. No lihtsalt, sest turg on selline ja minu koolitus, minu huvil põhinev koolitus on selline, nii et ma kordan, et tegelikult mind üldse raha ei huvita, aga kuna ma olen vägivalla ühiskonnas, ka Eestis siin, ka Euroopas, ma pean vägivald, ma pean maksma makse, mingisuguseid on ju arveid, siis ma pean selle raha kuskilt saama. Väga lihtne. Aga üldiselt tähendab, kui mul arved on makstud, kõik minu asjad on aetud, siis ma lähen jälle oma rajale, oma teedele, näete mind looduses, korvpalliplatsil, kuskil piljardi laua taga, kui koroonat ei olnud, koroona tuli, siis ma kadusin sealt kinnides ruumis ilma maskita on ju, piljardi seal ju koroonahaigus ju levis, nii et ma ei ole mänginud nüüd 5 aastat piljardit pärast seda koroonaepideemia tekkimist. Aga jõudsimegi lõpusirgele, nii et on väidetud, et igaühele ei sobi, punkt 9 ja punkt 10, näete, siia varianti, see on siis number 2, see on see artikkel siis variant 2, siia ma lisan 11 joonist, mis aitavad selgitada seda juttu, mis ma siin rääkisin. Ja siis siin võite joonised vaata ja joonised ongi siin all, näitan korra joonised ära, siis ma arvan, et ongi aeg lõpetada. Nii et 11 joonist on ja 8 joonist, 8 esimest näitavad siis 8 valitud aktsiat, minu poolt valitud aktsiat ja nende kõverad Google'is, nende kõverad Google'i kanalil 6 kuu jooksul, kõik aktsiad niimoodi, 8. Nii, ja edasi joonised siis 9-11 näitavad eelmine nädal siis kuidas ma kauplesin 3 valitud aktsiaga 9-11. Vaatame esimesed 8 ära, näete Tesla, eks ole, Tesla 6 kuud, näete tema kõverat. See on muidugi sealt internetist Google'i lehelt kohe kopeeritud oma arvutisse ja siis siia artiklisse pandud juurde. Siin on jutt juures, nii. Siis on Laes, näete Laes, noh naljatlemisi ütlesin 2 kuud tagasi, aktsia nimi on Laes, eks ju, näete Laes, et Laes on Laes 6 kuud. No eesti keeles Laes, saate aru, ta on Laes üleval. Ja nalja tegin ja kauplesingi niimoodi, näete, ta oli Laes. Aga mis ta on teinud augustikuus, 6 aega järjest on ainult langenud, Laest alla tulnud ja siin ma kaotasin ka, ma ei tahtnud hoida kaua, ma ütlen, ma ei hoia kuid või isegi nädalaid tihti ma ei hoia, kui ma näen, aktsia hakkab langema, ma müüsin ta ära, ma ostin vist 3,8 kuskilt, 3,8 ostin ja siis ta langes, no täitsa ropult langes, 32 peale müüsin ära ja nüüd on 2,8. Nii et õigesti tegin, et müüsin ära 3,2 pealt. Ma ostsin, eks ju, neid 1000, nii et kaotasin 3,8 pealt ostsin 1000 tükki, müüsin 3,2, nii et ma kaotasin $600 Laesiga, $600. Lihtsalt müüis ära. Aga ma tegin meelega, sest need 600 kordades ma tegin eelmise nädal tagasi plussis. Ja kuidas ma sain plussi teha, kuidas ma sain eelmine nädal kaubelda? Ainult selle tõttu, sõbrad. Ainult selle tõttu, et ma ei jätnud kätte seda Laesi, mis praegu on 2,8. Müüsin ta ära 3,2 pealt, ma sain $3200 oma raha tagasi, 600 kaotasin, 3200 sain tagasi. Ja see läks kõik käiku, kui ma eelmine nädal teenisin $1000, sõbrad. Et sellepärast on ka tähtis minu meetodi puhul, minu kauplemise metoodika Ameerika turgul, siin on tähtis ka ära müüa, ka kaotus vastu võtta, aga lihtsalt, et sa saad oma raha, et sa hoiad oma raha ikka tihti hoiad oma kontol, oma investkontol, ei hoia teda kuskil lebamas aktsiates. Et minu metoodika on selline. Isegi kui on kaotus, aga mis siis? Eks ole. Aga aktsia muud ei teegi, ma kordan. Aktsia muud ei teegi, kui tõuseb üles ja vajub alla, sõbrad. Nad ei tee mitte midagi muud.
ja kui teie suudate seda õppida, seda teadmist koguda, harjutate koos oma valitud aktsiaga, eks ju, suudate õppida koos liikuda temaga, nagu tema teeb. No teate, tema rütmi saate kätte, eks ju, kui te vaatate niimoodi päevi, nädalaid, noh, muidugi puhkate ka vahepeal. Aga õnneks Ameerika turg on kella 4-st siis 10-11, et 6 tundi ainult, et kui te kogu aeg olete seal turul, eks ju, arvutis, siis on need 6 tundi. Aga mina ei ole kunagi kogu aeg, ma teen muid asju, turu algus on väga aktiivne, tihti turupäeva algus, siis ma teen oma tehingud ära või vaatan oma vaatlused ära, siis võib-olla päeva keskel korraks, no oleneb, kas ma olen välitöödel või ma olen arvuti taga, sellest ka oleneb. Ja siis ma turupäeva lõpus ka vaatan, siis nad teevad asju, näiteks reede õhtul, näiteks vahel 2 reedet järjest, turu nädala lõpp, reedel, 2 reedet järjest vahel aktsiad langevad. No see on niisugune komme neil, teha 2 asja korraga. Ma ütlen, see on head and shoulders, inglaste väljend. Head and shoulders, pea ja õlad, eks ju, näete. Ja ma ütlen, vahel on see 2 tippu, eks ju. No pea ja õlad, siis oleks 3 tippu, eks ju, pea ja 2 õlga. Et see on see, mis aktsia teeb siis tõustes. Aga mina olen tähele pannud, tihti on ka 2 tippu ja vaadake see sama juhuslikult siin, näete, seda laesid, näete, ta on 2 tippu. Ja seda 2 tippu ta teeb erinevatel ajalõikudel, ta võib ühel päeval see 2 tippu teha, ühel kuul võib teha näete siin poole aasta jooksul 2 tippu. Nii et see ongi niimoodi siis, kui te õpite ära, mida see aktsia teeb, aga arvestage, et aktsiad on loomad, nad on nagu loomaaias loomad, kes võivad olla pikali maas, võivad tõusta tagajalgadele, võivad hüpata üles või nii-öelda hüpata õhku, nad võivad kõikide, nad on nagu loomad, nagu elusolendid on aktsiad. Ma olen oma raamatus ka sellest kirjutanud, ma arvan, ma näitangi oma raamatust ka varsti natuke, mul on siin käe pärast, et mul on olemas siuke raamat kauplemisest siis turgudel eesti keeles, juhend, kuidas mina kauplen aktsiaturgudel. No näete, nii et ma kordan veel, et kui teile meeldib see turul käia, kui teile sobib see, eks ju, olete see inimene, kelle sobib ja jälgite seda aktsiat, mida te olete valinud, no mina valin 5, 6 kuni 10, ma rohkem ei jälgi, 1000 aktsiaid on turgudel, ma ei jälgi neid kõiki, ma olen valinud 5, 6 ja kui mõni loom jääb tukkuma või unne või jääb sügavalt norskab, siis ma valin kellegi teise, kes on aktiivsem, nii et ükski loom maailmas ei ole kogu aeg aktiivne, ei kärbes, ei sääsk ega ka homo sapien, ta vahepeal pikutab, magab, ei liiguta. Nii, ja ükski loom maailmas ei maga kogu aeg, et täpselt sama on ka aktsiad. Nii, aga kui te õpite ära selle käitumise ja kui teil see aeg sobib, et niimoodi 6 kuu jooksul teeb nii või päeva jooksul teeb nii, nädala jooksul liigub nii üles-alla niimoodi, kui sobib, siis püüdke temaga kaasa minna ja ma olen tähele pannud, et see on nagu kõhutunne, Peter Lynch, minu õpetaja, Peter Lynch, Ameerika 81 aasta vanune Ameerika turgude õpetaja, väga hea õpetaja, väga hea inimene, nagu inimesse sõbralik inimene, vaadake, minge tema lehele, kuule, läheme näitame Peeteri ka ära, muidu film lõpeb jälle ära. Ussa pagan, film lõpeb kohe. Paneme korraks, näitame Peter Lynch ära, minu õpetaja Ameerika turgudel. Kirjutame siia sisse Peter Lynch, Google'isse üles kirjutan sisse, Peter Lynch, ja siis ta näitab, näete, tuli kohe, näete nägu, näete 81 aastat vana, sünnipäev on jaanuaris, nii, ja temal siis on, ja tema see kuulus raamat, millele ma olen ka viidanud, ja ka selles oma artiklis viitan sellele, One Up on Wall Street, ka sellele viitan. Ja minu meelest väga hea raamat, aga temal on ka YouTube'i filme ja muuseas tema on ka niisuguse inimese või ühiskonna sõbralik nagu mina. Minu asjad on tasuta, need asjad, mis ma teile teen, need artiklid, kõik need lugemiseks on tasuta ja ma palun, ärge neid müüge edasi. Mulle tuli kiri, mingisugune netikauplus ütles, et ta soovib minu seda artiklit ja see, kes soovis, on netikauplus. Ja siis ma kirjutasin, et ma ei müü neid asju, et see on tasuta. Ma ei ole kauplus. Ja Peter Lynch ka, te saate tasuta, laadige alla omale see raamat, see on tasuta, see on mitusada lehekülge. Ja YouTube'is väga huvitavad filmid piltidega ja ma olen seda näidanud neid siin samas Facebooki investeerimiste lehel, paneme korraks ka Facebooki investeerimiste lehe, aga nüüd tuleb filmi jälle kinni muuseas.
kohe läheb kinni, kas me jõuame Facebooki, Facebook. Kas me jõuame või läheb kinni, ta läheb kinni 10 sekundit, vaat nüüd.